tulin täna üle pika aja Tamme staadionile, et vaadata, mis siin siis talvisel ajal teha saab üldse. Ilm on jälle krõbedalt külm ja karge isegi ma ütleks. Kui suvel rattaga tööl käisin, siis siin Tamme staadionil on välijõusaal ja ütleks, et ta ei ole kõige parem, aga ta ei ole ka kõige halvem, aga ta on üks esimesi, mida mina siis nagu avastasin enda koduteel ja selle omaks võtsin. Aga mis seal teha saab, seda näitan juba lähemalt, kui ma sinna jõuan. Ja kuna täna on reede, siis on üks nädal jälle lõpukorral ja homme on mul plaan liikuda siis Otepääle ja teha seal siis ära selle aasta niisugune pikem kelguga sõit ja mootorsaanidega vist saab ka sõita, aga mis kell, kus, kuna ja täpsemalt seda ma veel ei tea. Ja selgub see alles homme. Aga muidu niisugune nädala kokkuvõte oli niisugune hästi töökas. Siis oma põhikodulehe antero.com-i muutsin ma siis nüüd niimoodi, et seal on sisulooja konto lingid kõik, nii et kes tahab, siis saab jälgida erinevate platvormide peal. Korra keeran pildi teistpidi ka, näidata seda lumistaadionit ja päikseloojangut. Aga ilm on läinud selles mõttes juba, või päev tähendab selles mõttes nagu valgemaks, et on juba täitsa tunda. Et tööpäev, kui ta kuskil seal 4-5 vahel lõpeb enamus inimestel muidugi 5 ajal, et siis ütleme nii, et enam päris kottpime ei ole, küll aga hommikud on veel ikkagi suhteliselt pimedad, et hommikul veel ei saa jah niimoodi, et valgega tulla. Aga veebruarikuu hommikused päiksetõusud on minu absoluutsed lemmikud, et need on ju nii maalilised ja ilusad, et sellele midagi vastu panna eriti ei saa, kui siis võrdluseks tuua nüüd see augustikuu varahommikud, kui tulla Pärnu poolt Tartu peale ja siis jääb vasakut kätt on üks motokrossi mingi ala ja sealt veidike edasi, kui sealt tulla, siis seal on siuksed udused ja päiksetõusuga siuksed roosad päiksetõusud, hästi ilusad. Aga vot siin on nüüd see siis siukene seda pilli ma olen vist isegi kasutanud ja tundub, et ta vist töötab isegi praegu. Kuigi selle külmaga väga toimetada ei tahaks, siis sellega olen trenni teinud. Ma ei tea, kas see enam nüüd töötab. Siin peaks vist kuidagi saama jalgadega seda lükata. Jaa, tervitused Imre Vähile ka. Et meie korralik jõujuurikas. Ma ei tea, kas sa Imre oled käinud siin või mitte. Või tead mõnda paremat jõusaali, see tundub, et on ära külmunud, see ei töötagi vist enam. Ja siin on siis see enda ülestõstmise teema. No see vist isegi toimib veel. Jah, see toimib, aga teine pool, ma ei tea, kas teine pool toimib. Ai, see on ära külmunud. Ja seal saab siis niisama ringi keerutada. Vaatan, kas ma kunagi proovisin, jõudsin ühe käega ka lükata seda. Ai kurat, ei saa kaamera. Ei jõua. Point on selles, et ma olen ennast tavatrenniga nii ära väsitanud, et ma jõusaalis ei ole nüüd käinud ikka väga pikka aega.
ikka väga pikk aeg. Aga kodus siis toimetan, teen kõikvõimalike hantlitega ja siis TRX-iga ja siis avastasin ühe ägeda kätekõverdusäpi, et kui ma jõuan auto juurde, siis ma näitan seda äppi ka lähemalt, et mis ja kuidas see töötab, et on mul seal täitsa, alustasin siis täitsa, mis ma tahtsin öelda, 4. märtsil siis 2025 tegin ma sinna konto ja hetkel hakkab kohe täis saama siis 21 000 kätekõverdust. Et siin mõned kuud said tehtud siis 200 kaupa päevas ja hetkel olen siis selle tempo juures, et ma teen 100 kätekõverdust päevas ja siukest järjest ei suuda teha. Maksimum, mis ma järjest jõuan teha, on 50 hetkel, võib-olla aasta pärast rohkem, aga siukene 30-sed seeriad, siis 25-seid 8, kui seal 200 tükki teha ja eile tegin siin 40-ga ja midagi niimoodi umbes. Aga mulle ta meeldib jah, et ta kaameraga tuvastab ära selle sinu face trackingu ja siis sa saad nagu iga kord, kui sa nagu kätekõverduse teed, siis ta registreerib selle ära. Ei pea ise lugema, et ja pärast vaatad oma statistikat. Aga selleni ma veits aja pärast jõuan jah. Ja kui sa ei ole veel seda kanalit jälgima hakanud, siis pane subscribe ka, et oleks nagu hea, kui see ka saaks. Ma ei tea, kas seda auru videos näha on, aga korralikult on täna siin seda kargust. Ja homme muidugi mäe peale, siis tuleb panna talvepüksid jalga. Hetkel on mingid siuksed täitsa tavalised dressid, nii et ma ei tea, mis režiimis see gimbal on. See nägu tahab näidata mulle. Võtame selle maha. Nii, ja keerame nüüd kaamera teistpidi. No ots, kurat ei pane pulluna, ei oska seda veel korralikult kasutada, seda kõrvamase aparaati raisk. Ta töötab nagu reeglite vastaselt, et kui mul on nagu suur kaamera gimbal, siis need režiimid, mis on siin DJI sellel Pocket 3 peal, need on täiesti nagu kuidagi täiesti teistmoodi võrreldes selle suure gimbaliga ja suure kaameraga, et peab hakkama jälle uuesti manuali lugema, aga manual on ju nõrkadele ja Eesti mees loeb manuali siis, kui on oma mingi, mis iganes tootes ära rikkunud juba, siis läheb manuali lugemiseks. Nii ma vaatan, kas ma nüüd õnnestub see. Ei, ta paneb selle face tracki automaatselt ise peale, täitsa haige värk. See peaks kuidagi olema tal manuaalselt aktiveeritav. Võib-olla saab menüüs panna ka. Nii, vaatan, kas nüüd laseb kaamera ümber keerata. Nii, keerata tee peale, suunata. Ei tea, mis režiim siin on. Ühesõnaga, sellised õhukesed dressid on jalas, mitte talvekad, aga võiks talvekad olla. Ja ma ei tea, kas Imre, sinuga räägin jälle vähi, et kas sa oled käinud siin Tartu spordi selles jõusaalis või mitte. Et sa võid kommentaaridesse kirjutada ja mis sa sellest saalist arvad? Minu arust oli siuke väike pisike normaalne saal, aga point oli lihtsalt selles, et seal oli see, et sa pead nagu arvestama nende jalgpalluritega, et tihti oli niimoodi, et läksin kohale ja ei saanudki trenni teha, et oli draamana selles mõttes nagu. Nii, oota, kas ma saan pildi teistpidi tagasi. Päris ei tahakski enam siin külma käes taielda, aga homme mäe peal ma ilmselt selle Pocketiga ei filmi, vaid
suurkaamer ja telo, sest kui mäest alla lasta, siis väga lennata ei tahaks, sest see kimbal on plaks ja pooleks ja nii ta on, jah. Oli mingi jutu teema veel, aga suutsin juba ära unustada vahepeal. Üks asi on veel, mida ma näidata tahan korraks, ma panen selle auto käima. Üks on see äpp ja teine on see kuramuse liim, epoksiidliim. Kas ainult need liimid ongi nüüd siis sellised, et ongi nagu see süstla variant, kas 2 tuupi eraldi ei ole enam, et kui tead, viska jälle kommentaaridesse. Mina igal juhul ei ole teist versiooni leidnud ja fun oleks jah, kui sa kirjutaksid kommentaaridesse selle liimi kohta. Aga jah, nüüd ma pidin siis seda äppi näitama. Autole sõitki soojust juurde, istmesoojendused, asjad põhja kõik ilusti ja vaata niimoodi. Keerum kaamera teist pidi ja hopsti. Nii. Mul on siin on mingi jalgratta sõitmiseks, jooksmiseks, siis on mingi südameteema, une trackimine, kaal ja siis siin on nüüd see sükene äpp. Ja siin saab siis näha üldtabelit, siis on näha eestlased, kes siin tabelis on ja siis on nagu niimoodi, et proovin selle telefoni kuhugi panna, ma panen selle hoidiku külge on nädal, mants, aasta ja kogu graafika ja siis on selle aasta 1530 ja ool on mul siis 21 105 kätekõverdust. Ja kui ma olen siia nime peale näiteks, siis siit saad vaadata veel, näitab kaloreid ja siis harjutuste peale kuluv aeg ka ja päevad. Ehk siin on siis nüüd näha, et siin 100 päevad ja siis siin üks päev on vist 30, jah, see on see tänane päev, et ma olen 30 täna ära kätekõverdusi teinud, 70 on veel vaja teha. Ja kahju, et siin ei saa kuude kaupa edasi liikuda. Kui sa paned aastagraafiku, siis seda nagu on näha või ool, siis näitab ka nagu seda tõusu. Kogu kaloraas on siis 9062 kalorit on siis ära kulutatud sisuliselt aasta peale ja veits peale. Ei, valetan vähem kui aasta, seepärast, et mitte aprillis, 4. märts alustasin, jah. Ehk siis selle aja peal 14 tundi ja 51 mintsa on kätekõverdusi tehtud. Et siuke huvitav statistika, siis on siin saad teha 100 kätekõverdust, push in a row, max push up minutis, explosive oli mul 15 ja siis on need setid nagu 300, 100, 300 ja 600. Ehk siis see tähendab päevas tehtavate kätekõverduste arvu. Et päris korralik nagu. Vot, selline väike ülevaade siis sellest külmast staadionist ja siis kätekõverduse äpist. Aga ilusat reedet ja homme juba siis Otepääl vaatan, mis seal siis teha saab. Pane siis subscribe ka ja tšau!